Nii, kõrve on valmis. Olete valmis? Hakkame liikuma! Vasak, Küll nemad peatuvad. Kallis saarerahvas üle terve Eesti, lehvitame lippusid. Olemegi jõudnud rongkäiguga Muhu põhikooli ette, et avada pidulikult saarte laste pärimuspäevad ja lehvitame. Sõna tervituseks on Muhu vallavanemal Raido Liitmäel. Palun! Tere tulemast imekaunile Muhu saarele, tere tulemast Muhu valda. Nende päevade jooksul te tutvute siin omavahel, tutvute Muhumaaga, aga lubage mul siis paar sissejuhatavat sõna Muhu valla kohta, Muhu saare kohta. Et iga piirkonna, ma usun, kõige suurem õnn ei ole mitte need hooned, ehitused, rajatised, aga iga piirkonna kõige suurem väärtus on inimesed. Ja Muhul on tõesti praegu selline hea hoog on sees, et mul on hea meel tõdeda, et meie elanike arv on viimase 10 aasta lõikes kasvanud 200 või 300 inimese võrra, et see ongi see kõige suurem meie väärtus. Sünnist kuni 18 aastani meie laste arv on kuskil 13-14% elanikkonnast. Jah, loomulikult see võiks olla suurem, see on iga piirkonna unistus, aga me oleme siiski õnnelikud selle üle, et nii meie laste arv nii lasteaias kui koolis on järjepidevalt kasvanud. Pisut pärimusest ka. Jah, kui me vaatame ringi, me oleme ju kõik pisut ühtemoodi. 2 kätt, 2 jalga, oma arust kõige targem pea kõrvade vahel. Aga meil on väga palju siiski ka erinevusi ja see on tore. Meil kõigil on oma kombed, oma tavad, oma kultuur, mis kokku teebki sellise meie oma tunde, meie oma identiteedi. Ja kui Muhu vald tegi siin nüüd eelmisel aastal ja sel aastal oma uut arengukava, siis me jõudsimegi tegelikult selle sama tõdemuseni, et tänapäevases, kui me muutume pisut ühtemoodi, aga selles üleilmastumises meie väärtus on kindlasti selles, et meil on oma tavad, oma kombed, oma identiteet, meil on ühtekuuluvustunne ja tahe oma kodukoha ees seista. Ma usun, et kõik te tunnete täpselt samamoodi seda oma kodukohas.
Tahan kiita teid kõiki, kes meie pärimust edasi kannavad. Tahan kiita juhendajaid loomulikult kõiki, sest ega pärimus päris ise ikka edasi ei kandu. Seal on vaja eestvedajaid ja on seda tahet, kes tahab seda edasi viia. Kiidan ka Eesti Saarte Kogu, et seda asja eest veab. Et ega tänasel päeval maailm on kiire ja ega meil ei ole väga palju neid võimalusi, et just niimoodi saarte rahvastega omavahel kokku saada. Et selle poolest kindlasti väga tubli tegu ja minu kiitus ja tänu. Nautige veel kord Muhumaad, nautige üksteise seltskonda, ilusaid päevi ja ajame seda asja siis koos ilusti edasi. Kõik head! Nüüd palume siia mikrofoni ette selle maja Muhu põhikooli perenaise, direktor Signe Matteus. Palun! Armsad Eestimaa saarte lapsed, õpetajad ja juhendajad. Minul on meie kooli nimel hästi hea meel teid siin näha ja tervitada. Mina usun, et kultuuripärandi jõusse, kultuuripärandi väesse ja ma arvan, et just Eestimaa saared on need, kes on kultuuripärandi hoidmisel ja edendamisel suunanäitajad. Mul on hästi hea meel, et me saame neil päevil üksteiselt palju õppida. Ma usun, et me leiame uusi sõpru ja ma tahan soovida hästi värvirikast, põnevat ja muusika, tantsu, uskumuste, lugude nädalavahetust. Veel kord suur aitäh teile kõigile ja palju rõõmu. Kallid sõbrad, siin kiideti ühte organisatsiooni. See on Eesti Saarte Kogu ja minu nimi on Meelis Vereäär, ma olen Eesti Saarte Kogu juhatuse üks liige, meil on 3 liiget, Jaanas Taal kahjuks ei saanud tulla, aga tõeline Eesti Saarte Kogu poolne projekti kirjutaja, rahade välja võluja on meie Liina Salujõe. Tere armas rahvas, paljudega teist me kohtusime eelmisel aastal. Et mina sain juba siis endale väga palju uusi ja toredaid sõpru ja nii armas on jälle näha, mõnda olen suve jooksul mujalgi kohtanud ja mõnda siis kohtasin üle aasta. Et projekti kirjutamise töö on nagu ta on, aga tegelikult on see ju rõõm, sest et see on meie kõigi pidu ja te kõik panete sellesse oma panuse nii rahaliselt kui moraalselt. Et kui teie seda projekti soovite, siis see võib kesta veel kaua, et see on teie enda otsustada, et ma loodan, et te saate siit mõtteid ja ka ideid, kuidas teha asja veel huvitavamaks, veel paremaks, et see arutelu seisab meil ees, nii et jaksu meile kõigile ja nautigem lihtsalt seda 2-3 päeva, mis meil praegu koos on. Ja räägime edasi, mis edasi saab. Aitäh! Aitäh, Liina! Lubage mulle teile esitada veel kord Muhu poolset tõelist projektijuhti Mariann Salum. Palun! Eesti Saarte Kogu tänab veel kord kõiki toetajaid, eeskätt kõiki omavalitsusi. Te olete ju ka omavalitsuste saartelt. Ja kindlasti suur tänu Eesti Rahvakultuuri Keskusele, kes toetas meid läbi programmi Saarte pärimuskultuuri toetamine. Suur aitäh Kultuurkapitalile. Kallid sõbrad, aeg on tõsta masti kõrgustesse meie ürituse lipp. Tähelepanu lipule! Ühelt poolt on suur ja teist poolt väike väik. Poole päevaga ta jaared läbi köi. See on väike Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda ei puusu, tule vaatama. Tulse puhub üle metsa lageda. Puhub põhjast lõunast ikka merelta. See on väike Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda ei
puusuu, tule vaatama. See on meite Muhu, see on Muhumaa. Oma ilma suartes kõige moekam ta. Hurraa! Lugupeetud külalised, armsad õpilased ja kõik meie head pärimuspäevade sõbrad, kes te olete täna kokku tulnud. Me oleme siin täna väga erilisel põhjusel. Saarte laste pärimuspäevad saavad suure lõppakordi traditsiooniliseks saanud kontsertiga, et me ühiskoos saaksime tähistada meie esivanemate rikkalikku pärandit ja kultuuri. Need traditsioonid, laulud, lood ja kombed, mida täna siin näete ja edasi kannate, on osa meie kõigi identiteedist, meie juurtest ja eelkõige meie südamest. Läbi nende väärtuste hoiame elussidet minevikuga ja rajame tee tulevikku, kust ka meie järeltulijad saavad oma osa sellest kaunist kultuurist. Meie kõigi saarte ajalugu ja pärimus on eriline ja unikaalne. See on täis looduse rütme, meretuuli ja sajandite vanuseid lugusid, mis on meieni jõudnud tänu erinevate põlvkondade. Armsad õpetajad, tänu teie tööle oleme tunnistajaks hetkele, mil järgmine põlvkond noori võtab vaikselt teatepulga üle enda kätte ning nad toovad meieni killukese sellest rikkusest. Olgu tänane õhtu meile kõigile meelde tuletuseks, kui oluline on omaenda juuri tunda ja neid hoida. Meenutagem kõik koos, kui tähtis on anda noorematele põlvedele edasi traditsioone, mis meid ühendavad ja mille üle me kõik võime olla niivõrd uhked. Ma soovin teile kõigile meeleolukat peoõhtut, rõõmsaid hetki saarte laste pärimuspäevade tähistamisel. Aitäh, et te olete täna siin ja hoolitsete selle eest, et ikka kõik oleks alati okurootis. Kõikide rühmade, õpetajate ja osalejate tänamine toimub homme lõputseremoonial. Nii et täna naudime me puhast kultuuri, mis järjest mööda kõigi meie saari tulema hakkab. Ja meie peoõhtu avab ei keegi muu kui meie enda armas Muhu saar. Palun. Arvatse, et tänapäeva muulaste esivanemad suabusid Kuramoalt 6. sajandil, kui seal oli linnus nimega Muhu Kalins. Muulaste eepilane kangelane on Must Mart. Eestlaste viimane lahing ordurüütlitega peeti Muhumaa linnustes 1227. aastal. Sellega lõppes muistne vabadusvõitlus. Tessimine kural kasutati Muhu piirkondast aastal 1719. Happy
erinevalt soarlastest suutvad muhulased hääldada öötähte. Muhu saarel ja sellega kaasnevatel laidudel on üle 60 kõrtsi ja meremeeste varjualusel. Muhu saare ja Kesselaiu vahel on meri 28 meetrit sügav. 1917. aastal toimus sealkantis Moonsuni lahing, kus hukkus Vene lipulaev Slava. Laevalt leitud meremiinides olnud kollast värvainet kasutasid Muhu naised rahvaride siiliku lõngade värvimiseks. Muhu ja Saaremaa ühendab üle 3,8 kilomeetri pikkune Väikse Väina tamm, mis avati 27. juulil 1896. aastal. Töösse oli kaasatud nii Muhu kui ka Saaremaa talumehed, kes üheaegselt viisid töid läbi mõlemal pool Väina kalduid. Nüüd me mängame teitele siukse loomise pealkirju Armas Muhu. sisse kantud inimesi 20. sajandi alguses umbes 6000. Praegu on Muhus elanikke 2114. Muhulased teevad siukest magustoitu nimega soeõlut ja apendatud tublistest teevad nad apulakka. Muhus on iga muu aasta maailma kõige pisem tulevikumuusikafestival nimega Jõujää. Muhus on üle 25 haruldase orhideeliigi ja veel näeb pankadel vähe tuntud sõraela taimi. 1996. aastal tõmbasid Muhu kallupuurid paati peaaegu 3 meetrit pikka Atlandi tuura. Nüüd mängame teitele Põitse poiste polka
mis oli vanasti üks vägev pulmatants ja mehed tantsisid seda ühe jala peal hüpates, sellepärast see oma tempo poolest natukese aeglasem kui muidu tavalised polkatantsid. Muhule selle ilusa avangu eest ja teeme veel kord suure aplausi, sest tagasihoidlikult jäi mainimata õpetaja Leena Peegel, kes selle kõige taga on. Aga nüüd, head pärimussõbrad, on aeg edasi liikuda. Ja järgmisena vallutab Muhu lava ei keegi muu kui meie hea sõber Kihnu. Palun. Armsad soorlased või soora rahvas, et meid on väga hea meelt üle 10 aasta ellu viiest Muhu kooli saalis olla. Et lapsed on tuied, aga see rõõmus meeleolu on ikka see sama. Et sel aasta meie mõtlesime hakata egetina, et me võtame oma kavase laenatud luud. Et kõik soorlased teadvad, et ikka tuleb vaata, kui oma kodud väljapool, et siis jääb meite kultuur võib olla paremini elusa. Ning selle korra kõlab kõige esimesena Aleksandra Valss, et see jõudis Kihnu kusagil 90ndate keskpaikast. Noored õpetajad tõid selle Maesemaa tantsuklubidest Kihnu. Ning siis viiuli peal mängab Mann või Maria akordeni peal Janette ning Egert on kohe siis akordeni peal.
see laululoom me oleme Pätsan Ülemere jäädemetset Muavarrast. Ning selle laulu sai Kihnu kusagil 1930-ndatel nende kirikuärra Prõua, kes oli jäädemestade pärit. Ning sellest on nüüd saanud Kihnu ümbrust. Et kohe jälle lainata kõhu. Järgmine tants on ka jälle päris uus meite jaoks. See on Serni polka, aga see Kihnu lastele väga meeldib. Aga seda samuti, nagu me Kihnu keel teeb näiteks võõrsõnadega, et nüdib nad ära, kui telefonist saab telefon ning näiteks sabloonist saab sablung, siis seda samuti meie polka on ka teistmoodi tere kui Aisumaal, et me tahaks ikka moodigi täitsi. Et see näeb ikka kihlaste moodi välja. Miks aasta pärast võib-olla ütleme uhka näoga, et see on vana Kihnu tants.
Nii, ja viimne lugu on siis väheselt asutada seda ei teagi. See ongi juba nagu ligi Kihnu tants, aga kindlalt mitte algselt on ta kusagilt muulalt päris, täpselt ei tea. Suur tänu, Kihnu. See oli imeilus ja imeilus oli vaadata ka seda, kuidas Kihnu laulu laulavad kaasa publikus inimesed, kes ei ela ise Kihnul. Mul on isegi siseinfot, et kõigil neil ei ole isegi mitte juuri Kihnus, aga ometi laulusõnad olid neil peas ja nad laulsid kogu südamest kaasa. Ja see näitab seda, kui oluline on see, et seda tehakse koos, et me pärimust jagame. Ja siinkohal tervitan ja tänan Eesti Saarte Kogu, kelle esindus meil samuti siin saalis istub, kes võtsid selle laeva juhtimise enda peale selle projekti kujul, et see saaks jätkuda. Nii et teeme ühe suure aplausi vahepeal ka Eesti Saarte Kogule. Ja meie õhtu jätkub ei kellegi muu kui meie armsa Prangliga. Palun, Prangli, lava on teie. Ma siis nii kaua räägin ka tulnud hetkedest, et täpselt 11 aastat tagasi ma olin ka siin ja siis olin kogunud mõned lood Pranglisaaret, mis on siis seal saarel loodud. Ja need olid siis kirjutatud need lapsed, kes siin on, ma olen vanasõnne, kes oli kirjanud ja laulud. Ja siis otsustasin veel nagu kokku korjata ja ühe plaadi siis välja anda. Ja sealt plaadilt siis ma tahakski, nagu tuletasime jälle meelde, hea on, kui midagi salvestatud. Ja 2 lugu siis, üks nendest on Prangli Swing ja teine on siis laul Pranglist. Mõlemad siis loodud siit saare peale ja need on ka kaasa laulmise lood. Seal on refrään, mis kordub. Nii et olete palutud kaasa laulu. Laevib üle vee, mind kodupaika tagasi. Siis mind ei jõudnud ära oodata, see on meie Prangli, mis vist enam lahkuma nüüd jäänud mulle ainsaks koduks saab. Suur on rõõm, kui randub laev, on rahvast tulbil kogu.
siis laul Pranglist. On vahustel ainetes üles üks väike ja kivine saar. Ma leidsin su ikkagi üles ja rahu ma enam ei saa. Su rannad on tuulele valla ja relvatud kindlalt on maas. Kui paat lendab üles ja alla, siis veidike hirmugi saab. Väike saar, Pranglisaar, siia tulla tahan taas. Väike saar, Pranglisaar, laulan laulu sinuga. Siin männid on liivases kinni ja lipikaid näha sa saad. Sinna tahad sa jällegi minna, sest seal su jäljedki maas. Rahvud sul annavad tuge ja mästavad, et tunda saad. Taavad kõrgel lats on lage, seal õnnistust jagamas taad. Väike saar, Pranglisaar, siia tulla tahan taas. Väike saar, Pranglisaar, laulan laulu sinuga. See rahvas on külalislahke ja rannas sind vaatamas taas. Siia tahad sa minna, sest seal su jäljed saad. Saan ma vähegi mahti, siis saarele purjetan taas. Siia sõuda ma kunagi tahtsin ja siia mu hingi taas. Väike saar, Pranglisaar, siia tulla tahan taas. Väike saar, Pranglisaar, laulan laulu sinuga. Väike saar, Pranglisaar, siia tulla tahan taas. Väike saar, Pranglisaar, laulan laulu sinuga. Aitäh selle armsa etteaste eest ja nüüd, kui Prangli lõpetab, siis mina kasutan jälle võimalust ära. Me kõik teame juba ammu, et tegelikult tõelised kangelased ei liigu ringi keebiga. Ja ka täna meil oli olukord, kus meil oli vaja ootamatult käia Kuressaares. Oli vaja minna arsti juurde. Ja täitsa lõpp, pean vabandama, meil ei olnud siin tol hetkel sõiduautot, millega minna. Aga tuli appi Prangli ja meil on Taavi, kes ilma kõhklemata oli valmis sõitma Muhust Orissaarde võõras laps autos, sest on vaja käia ja on vaja aidata. Ja nüüd ma tahan, et me teeme kogu Prangli eest ka Taavile suure aplausi. Ja nüüd, kui kõik on ka Kuressaarest ilusti ja tervelt tagasi jõudnud, saame me jätkata. Ja me jätkame ja lavale tuleb Sõrve. Palun. Tere, sõnulased on kohal. Aga Sõrvemaa on kaasahutud visiike nagu teistel maadki. Siis me ka lainame ikka küla pealt ikka ühte ning teist. Ja selle korra on meil ka mõned lainatud luud seltsis. Aga hakatuseks, millest me hakata? Ma hääletan kõik. Hakatuseks me teeme ühe sihukese luu, mida armastasid laulda Lääne-Saaremaa lapsed nii Mustküla kantis kui Sõrves kui seal Ihelkonna pool. Ja igas pool muidu natuks isemoodi ja ma isegi teid julge ütelda, mis kandi variant me ikka siin meile jäänud on, sest meid lapsed laulavad seda ühte jooni ega kedagi enam ei teagi, kus see pärast on. Nõnda, keerata oma palged siia pooli, siis me näeme kaasa räägid mitte.
tere, tölbikene. tere, tölbikene. tere, tölbikene. Koes sa liha lühikene. Koes sa lihad lühikene. Ma läheb armu matusele. Ma läheb armu matusele. Kes see parmu maha lõi? Kes see parmu maha lõi? Siiga sipsas sõõraga. Siiga sipsas sõõraga. Sõnn see oma sarvega. Sõnn see oma sarvega. Lammas laia ännaga. Lammas laia ännaga. Hoobu umbse rouaga. Hoobu umbse rouaga. Vot siuke lugu juhtus siis parmuga Saaremaal kusagil teadmata kohas. Aga millest? Aga nüüd Auli jällegi, ta ei ole nii kui pisine lapsena, Auli on juba suur neiu. Ja noored neiud Saaremaa peal ja Sõrvest on nõnda samati. Armastasid ja armastavad tänase päevani Kiiga peal käia. Te ju käite ka Kiiga peal. Ja te teate, et kui sa Kiiga peal oled, siis sa pead ju laulma, sest et muidu hakkab sant. Ei ole mitte hea olla ja pead kõik see aeg laulma ja see on siuke laul, mida siis Sõrve lapsed, aga mujal ka noored neiud, mitte lapsed, noored neiud, armastasid mingil põhjusel laulda. Ja jälle igas pool natukse pire isemoodi ja ka sedamoodi nagu Auli praegast laulab, laulis ka meite esiemade kodus, sealt, kus meie 9, Auli vist juba 10 põlve päralt on üks Kotke Maie. Oli Maie või Mai? Ja igatahes ta laulis selle ja siis tulid muuseumirahvas kirjutas üles ning ma vaatasin, meite pere laul on üles kirjutatud ning nüüd Auli laulab seda. Aga lapsed, teate mida lapsed tegad? Lapsed mängivad. Ai midagi. Liirilöörilööke, koes sinu kullapesake. Liirilöörilööke, koes sinu kullapesake. Tuua taga tamme otsas, sauna taga saare otsas. Tuua taga tamme otsas, sauna taga saare otsas. Koes see tamm sisi jäi, vanamees raius tamme maha. Koes see tamm sisi jäi, vanamees raius tamme maha. Koes see vanamees isi jäi, vanamees suuri isi jää. Koes see vanamees isi jäi, vanamees suuri isi jäära. Kuhu tema mateti pika põllu pendra peale? Kuhu tema mateti pika põllu pendra peale? Koes see peenarisi jäi, jätsed kassid pendra peale. Koes see peenarisi jäi, jätsed kasvid pendra peale. Koes need atsed isi jäid, neitsid noppis atseda. Koes need atsed isi jäid, neitsid noppis atseda. Koes see neitsid isi jäi, neitsid istus kivi peale. Koes see neitsid isi jäi, neitsid istus kivi peale. Koes see kivi isi jäi, vesi vädas kivi jää. Koes see vesi kivi jäi, vesi vädas kivi jää. Koes see vesi isi jäi, muster kriipas vee jää. Koes see vesi isi jäi, muster kriipas vee jää. Koes see muster kisi jäi, tappur tappis mustar ja. Koes see muster kisi jäi, tappur tappis mustar ja. Koes see tappur isi jäi, kõvasi kulutas taprua. Koes see tappur isi jäi, kõvasi kulutas taprua. Koes see kõvasi isi jäi, kõvasi kukkus kannu ala. Koes see kõvasi isi jäi, kõvasi kukkus kannu ala. Koes see kandisi jäi, kaaruga vitses kannu üles. Koes see kandisi jäi, kaaruga vitses kannu üles. Koes see kaaru isi jäi, karu läks muiste muile maile. Koes see kaaru isi jäi, karu läks muiste muile maile. Jätte
jättes jäljed seiemale, hakkasin karu otsima. Jättes jäljed seiemale, hakkasin karu otsima. Hakkasin köisi korjama, sassi valast sain 100 sülda. Hakkasin köisi korjama, sassi valast sain 100 sülda. Tomba vallas 1000 sülda, hakkasin karu kargutama. Tomba vallas 1000 sülda, hakkasin karu kargutama. Karu läks karates kajuse ümber õue hüpates. Karu läks karates kajuse ümber õue hüpates. Ninatargad. Kell 1. Ümber läks. Kell 2. Karlaks. Kell 3. Koit väljas. Kell 4. Meitevili. Kell 5. Peeter-Liis. Kell 6. Munauus. Kell 7. Sirulimaa. Kell 8. Kaela kinni. Kell 9. Üles maast. Kell 10. Küll saanud. Siuke lugu, et nüüd me oleme istunud küll, nüüd me tahame ühe ringmängu teha, aga kes kõige esimesed on, saavad ka tulla ringmängu peale. Mine kes sina. Kes kõige rutem tuleb, siis saab, ega kõik ei saa. Kuidas enam ei saa? See mäng on Kihelkonna kantist enam-vähem sealt, kust mina meitel pärast. Jaa. Aga pange siis hästi tähele. Ja üks jääb liiaks. Jäta meele, üks peab liiaks jääma. Ma ei tea, mis see sulle tähendab. Otrade õsumise lugu. Teate, mis odra õsumine on? Odra õsumine on see, et kui otre põllu pealt võetakse ülesse. Nii suur on, no vaadake, keda ta mängata on ju. Õsu otre, kisne odrat siihub, sinu väike armuke, minu armas sõber. Läksin teda otsima, nägin teda tulemas, läksin talle vastu, võtsin omal kainu. Nüüd igaüks saadab endale kellegi kainu. Niimoodi vaata, näe lommu võtta. Sa olid üksi, sa tead, mis teha, jah? Tead, see, kes üksi jääb, see on tont ja tont hakkab leinama. Tead, kuidas tont leinab? Ei, tont leinab nõnda, et ta võtab oma väikse terava vastiku sõrme ja käib nüüd sossib. Soskima tähendab torgib niimoodi ribikontide vahel igale poole võib soskida. Nii, ja mille looma me tantsime? Ma igaüks saab ise on, kes üksi jääb, leia vajanud. Otsin tuule. Läksin teda otsima, nägin teda tulemas, läksin talle vastu, võtsin omal kainu. Ma saastatun, igaüks saab isi oma, kas keegi üks lava? Sa oled kõik kandid, kes üksi jääb, leina vajanud, üks kord veel. Ainult ühe kord saab veel teha. Õsu otre, Kristne odab sinu, sinu väike armuke, minu armas sõber. Läksin teda otsima, nägin teda tulemas, läksin talle vastu, võtsin omal kainu. Otsi keegi! Ma saad oma igaüks saab isi, toidu seal, kes üksi jääb, leina vajanutes, leina vajanutes. Ja nüüd, kui juba lainamiseks läks, siis me ka lainame parimate.
me lainame Mustjala rahva käest, sest Mustjala rahvas räägib nendega üsna sama keelt ning nad saavad nendest nii hästi aru, ning me saame nendest ka. Nõnda, et meie lainasime nende käest laulsu tantsu nagu mulki. Ja võib-olla me teeme seda teistmoodi kui naa, aga mis nad teha saavad? Nõnda, et kui kedagi tahab ka tulla seda mulkit proovima, siis sa vajad endale, kõigepealt vajad samale paarilist ja siis sa vajavad 2 paari 11. Et kõigepealt sul on paariline ja teine paariline ja nad peavad kohtuma niimoodi 4. Et kui keegi tahab tulla ja Mustjala rahvas võib kõik kohe tulla muhti näidata, kuidas nemad mulkit tantsivad. Nii et tulge ka. Näitame kohe ette ja siis, aga võite juba kohe siia tulla, see on platsi peal ruumen. Tulge. Nii, võta mõne paariline ja siis võta paarilisega veel üks paar endale. Ja 4 peab olema. Jah. Nii, ja oled oma paarilisega vastastikku. Vaatame, kuidas nüüd meid omad siin teevad, siis nende järgi. Võite, te pea siin rea peale ei pea olema, võib kaugemale ka minna. Nii, tüdrukud või meiterahvas näitab ette ära ja siis te näete, kuidas käib. Olete valmis? 3 ja... meie armas Sõrve ja nüüd ei keegi muu, Sõrve tegi juba sissejuhatuse ära ka. Meie ette tuleb imekaunis Mustjala, palun.
lapsed siin ja nagu nad ise ütlevad, et nad on kõik juba selle sõnuki liikmed, sest nad igal pool käivad lastega koos, meil on väike kool, kõik teevad kõiki asju. Aga nüüd see lugu, mis te kuulsite, oli tegelikult Saaremaa kõige kuulsama turupillimängulija Jaan Pihti lugu tegelikult Mustjalast, mida me laulsime ja Kanel saatis. Aga nüüd me teeme ühe vana lapsekiiga laulu. Mis see vana lapsekiiga laul on? See on selline laul, kus noor neiu on lapsehoidja ja peab lapse magama panema, aga tal on ka vaja oma veimepakka valvata ja tahab kiigele minna. Eks ta siis tahab kassi omale panna sinna valvama. Ja eeslaulja on meil Mirell. Kiisukene, kassikene, kiisukene, kassikene, neljajalgne neiukene, neljajalgne neiukene. Vaata minu vaka järgi, vaata minu vaka järgi. Kükita mu kirstupiial, kükita mu kirstupiial. Ma läise kige ala, ma läise kige ala. Kige peale kikkuma, kige peale kikkuma. Üle õrre õtsuma, üle õrre õtsuma. Teiste seltsi hullama, teiste seltsi hullama. Nirnur, nirnur, nurki kaudu, nirnur, nirnur, nurki kaudu. Pirbar, parsi kaudu, pirbar, parsi kaudu. Kassi silmad seinu kaudu, kassi silmad seinu kaudu. Kassi aase ahju piial, kassi aase ahju piial. Kassi jalad jalgud seel, kassi jalad jalgud seel. Kass oli see ahju aukus, kass oli see ahju aukus. Koeraga hoopis kolde aukus, koeraga hoopis kolde aukus. No ilmselt see laps ära hoitud ja tüdruk sai nimtud hiige peale. Aga nüüd teine laul, mis Mirell ette laulab, on siis ilus neiu mängu. See on nüüd natuke särtsam. Ja võib kohe julgelt kaasa laulda. Aga palun. Kui mina kodus kasvasin, kui mina kodus kasvasin, olin mina ilus isatoas, olin mina ilus isatoas. Kasvasikud kaanepike, kasvasikud kaanepike, sirgusikud siinepike, sirgusikud siinepike. Eit tegi mulle ellatsukad, eit tegi mulle ellatsukad. Ta tegi targad tantsukingad, ta tegi targad tantsukingad. Läksin siis mäele mängima, läksin siis mäele mängima. Toa taha tantsima, toa taha tantsima. Poisid varjust vaatavad, poisid varjust vaatavad. Kes see nõmme neiukene, kes see nõmme neiukene. Silmad peeskud sibulad, silmad peeskud sibulad. Palekut paiste kakuke, palekut paiste kakuke. Oleks nota nopiks neidu, oleks nota nopiks neidu. Oleks võrku võtaks neidu, oleks võrku võtaks neidu. Aga nüüd on tõesti aeg tantsima. Ja me teeme täna kedakooli ja mina saan vedama, ei õpetajad seal laulavad ja võite kohe hakata seal sappa. Sealt ees, kus me läheme läbi, tulge aga sinna sappa, võib kohe tulla. Tulge kohe, seda parem ei tega. Nii, ja lihtne saab kõik partei, aga ja on see ümmarguga nii. Toidu, rollu, roti, pulma, toidu, rollu, roti.
Aitäh, meie armas Mustjala. Ma pean tunnistama, võin kõigi eest tunnistada, minu jaoks on need minu esimesed saarte laste pärimuspäevad ja vaadates kõiki neid etteasteid, mul on juba praeguseks tunne, et see tõenäoliselt on maailma kõige toredam pidu, kus ma olen kunagi viibinud. See on täiesti uskumatu. Ma ei tea, kas te ise noored seda tegelikult mõistate, mida te praegu teete või mis vägi see on, mida te edasi viite. See sära, mis tegelikult teie sees on, see on täiesti uskumatu, mis siin saalis praegu meie silmes lahti rullub. See, mida te teete, see on, ma tõesti loodan, et te juba praegu tegelikult saate sellest mõjust aru, sest et see on täiesti uskumatu. Ka palun, meil on jäänud veel 4 etteastet ja järgmisena on meie ees Vormsi, palun. Ajalugu kordub, sõnad ei ole kunagi piisavad, et väljendada seda, mida me tunneme ja mõtleme. Mõtleme, proovime, kui sõna enam pole, siis laulame, vahega tantsime. Poisid, päike tõuseb juba. Ma olen hiljaks jäänud. Lähme kuulama. Vanadest aegadest selge vinkuvägilane orm enda seljamurdis on Vormsi saarel kuulatud habemetes mehi. Neid mehi, kellel vanust juba nii palju, et merel enam ei kipu, kelle habemed on soolasest mereõhust valgeks tõmmanud. Ja kui neil enam midagi öelda polnud, võtsin nad appi pilvi, Vormsi oma tallharpa. Siis, kui saarele esimene kirik püstitati ja selle puupinkidel Püha Olavi kuldset habet kiideti, otsisid kohalikud sügavamat õpetust ikka muusikast. Tihti käis selle juurde tants ning ega ka joogile ära ei öeldud. Kuuldused sellest jõudsid ka Rootsi, kus saadeti usumees asja uurima.
kui saarele saabus missionär Österblom, hoolitsetud habe tõis mõtteid uutest koolimajadest, korstendest, hügieenist ja sündsusest, võeti ta vastu vormsliku külaslahkusega. Kohalikud ammutasid Österblomi õpetussõnadest kõige tähtsama. Kui said aga täis tema 13 aastat, oli tal aeg saarelt lahkuda. Mina ei lähe kuhugi. Kallis Österblom, ka sina ei saa ajaloo vastu seista. Vormsilased on tänulikud kõige eest, mis on neile andsid, kuid kõik see, mida sa proovisid neis alla suruda, neist suretada, see tõstab taas pead ja sinule ei jää siin enam lihtsalt ruumi. Sügaval maapõues tõstab pead Vormsi madu. Kõik see kasin vaikus on hakanud tema und häirima. Ta ümiseb madalalt ning need, kes teda veel kuulata oskavad, olgu neil habe või mitte, leiavad taas enda pillid. Pidu läks nii valjuks, et seda kuulis teisest ilmast ka missionär Österblom. Anders, kas sa saad tulla oma pilliga ja mängida mulle ühte leiki? Laulame seda hällilaulu, mis mulle väga meeldis. Kuidas need sõnad olidki? Armas, armsam, armsake, tule veidi lähemale, too mulle pilli, mängin sulle leiki, mängin sulle leiki. Suur tänu, armas Vormsi. Kell on juba palju, aga suur tänu. Me näeme, et me jaksame veel, me jaksame, sest et pärand annab ja pärand kannab ja me jaksame veel. Ma palun siia järgmisena Orissaare.
tutvustus, meie oleme siis, esindame sinna Orissaare muusikakooli ja me ei ole mitte ühe kogukonna lapsed, vaid Orissaare muusikakoolis käivad Ida-Saaremaa ja Muhumaa ja osa ka Leisi lapsi. Nii et me niimoodi igapäevaselt kokku ei saa. Aga see lugu, mis praegu kõlas, oligi Orissaare polka. Ja selle polka on meile kinkinud väga kuulus rahvamuusik, pillimeister, kandlemees, ka lõõtspilli mängis ja mängis sellist pilli nagu Kombain. Kas keegi teab, kes see mees oli? Vassili Sepp oli see õige. Juba märkus ja rahva süüdistada Sepa vassast. Et ta oli tõeline meister omal alal ja me oleme õnnelikud, et meil see vassahand on olnud ja elanud Orissaares. 1916. aastal ja suri 2001. Aga alates 2003. aastast me peame siis vassa mälestustausees korraldades kandlepäevi. Et nüüd tuleb juba 23. kandlepäev jaanuaris, kui vassa sünnipäeva. See oli siis Orissaare polka. Me esitame siis näiteks veel näiteks Helenaga teise vassaloo, mis on selline õpetlik, poisid eriti, kuulake, mis selle looga öeldakse. Vennake. Aga siis ta tegi palju saartekandleid, mis on üle Eestimaa ja isegi välismaal. Veel leiutas ta passkandle, mida meenuti sellise kummiskurjaga. Ja ühe lõõtsa on ta oma eduseks teinud.
aga nüüd me kuulamegi ühte Kalle valssi. Meil on Saaremaal üks teine selline rikkus olnud Villem Kreem, kandlemängija, kes on väga palju ilusaid valsse kirjutanud ja need on jõudnud üle Eestimaa, tuntud ka isegi Saaremaa valssid nime. Villem Kreem elas Kärdlal, aga ta on kirjutanud ka Kõnnjala valssi ja see on siis Saare Kärdla valss, mida Mirjam ja Anette koos mängida. Muusikakoolist, siis me teeme veel ühe koosloo. See on nüüd viiulilugu, mis on pärit Valjala kandist. Seda on mänginud viiulimängija Juhan Lätt. Arvatavasti ka tema oma tehtud, sest arhiivis oli pealkirjaks Valtser oma tehtud. Ja senikaua, kuni meie armas Kärdla ennast vaikselt hakkab valmis sättima, teeme nii, et kõik korraks tõuseme püsti ja sirutage ennast korra veel, kell on juba palju, aga nii muuseas nagu Kärdla ennast hakkab sättima, meie kasutame võimalust ja sirutame
meil on veel veidi jäänud ja siis algab ju see peoosa ka veel, mida me kõik ootame. Aga enne seda on veel mõned etteasted. Kes tunneb end paremini, saab uuesti istuda ja seejärel on juba meie ees üks ja ainus imekaunis Kärdla. Tere kõigile Kärdla ja Hiiumaa poolt. Meie toome teieni täna 3 etteastet. Esimesena ühe versiooni meie armsast Hiiu valsist. Teisena näitame teile ühte laulumängu. Siin on üks suur mees ja kolmandaks näitame Padespaani, mille muusika on ju kõigile tuttav, aga tants on Pühalepa moodi.
suur tänu, Kärdla. Ja milline rõõm on näha seda naeratust, seda rõõmu, millega te ise esinete ja muidugi see õpetaja kaitsev pilk ja soe naeratus, mis on näha, et see annab selle kindluse ja rõõmu meie esinejatele. Head sõbrad, meil on jäänud veel vaid üks etteaste. Ja siis on kahjuks see osa läbi. Aga pidu jätkub, sest kell on ju alles 9:30. Nii et ärge muretsege. Ma palun, lavale tuleb Ruhnu. Esitame teile ringmängu Uppa Schallerbacken, mis eesti keeles tähendab keldrikünka peal. See on Rootsi rahvaviis, mida lauldakse ja tantsitakse Rootsis tihti jaanilaupäeval. Ka Eestis on see ringmäng olnud populaarne rannarootslaste seas. Rootsikeelsed sõnad kõlavad nii. Uppa Schallerbacken, harja en vän. Vakker är han, finner är han, glader är han, när han dansar. Keldrikünka peal mul sõbrake on. Keldrikünka peal mul sõbrake on. Ta on armas, ta on kiina, kui minuga ta tantsib. Ta on armas, ta on kiina, kui minuga ta tantsib. Keldrikünka peal mul sõbrake on. Keldrikünka peal mul sõbrake on. Ta on armas, ta on kiina, kui minuga ta tantsib. Ta on armas, ta on kiina, kui minuga ta tantsib. Keldrikünka peal mul sõbrake on. Keldrikünka peal mul sõbrake on. Ta on armas, ta on kiina, kui minuga ta tantsib. Ta on armas, ta on kiina, kui minuga ta tantsib. Keldrikünka peal mul sõbrake on. Keldrikünka peal mul sõbrake on. Ta on armas, ta on kiina, kui minuga ta tantsib. Ta on armas, ta on kiina, kui minuga ta tantsib. Keldrikünka peal mul sõbrake on. Keldrikünka peal mul sõbrake on. Ta on armas, ta on kiina, kui minuga ta tantsib. Ta on armas, ta on kiina, kui minuga ta tantsib.
keldrikünka peal mul sõbrake on. Keldrikünka peal mul sõbrake on. Ta on armas, ta on keena, kui minuga ta tantsib. Ta on armas, ta on keena, kui minuga ta tantsib. Kiire hingetõmme. Aitäh, see oli imeilus. See, mida te siin näitasite, see, mida te koduses teete, see on imeline. Head noored, jätkake, sest seda oli näha, et te teete seda, sest te tegelikult saate selle väärtusest aru. Ei näinud mina ühtegi etteastet, kus jääks mulje, et õpetaja käsib või kuidagi sunnitakse. Te tegelikult särate, kui te seda viite edasi kõikidele teistele. Ja see on uhke tunne, see on uhke vaadata, kuidas noored seda kõik edasi annavad. Teeme veel kord enne kõigile ühe suure aplausi.